Tere tulemast 3D kogudusse. Minu nimi on Jakob ja ma olen selle 3D koguduse pastor ja mul on ääretult hea meel, et ma saan olla praegu koos sinuga siin ja tähistada seda, et 3D kogudus on Tartus saanud 4-aastaseks ja seda, et Tallinnas me oleme tegelikult praegu esimesel avalteenistusel just siinsamas klubi Privees. Kui sa oled 3D koguduses uus, siis meil on eriti hea meel, et sa oled võtnud aega, et tulla täna meie keskele. Ja ma usun isiklikult seda, et see on parim pühapäev, kus sa saad olla, et teada saada, kes on 3D kogudus, mida me teeme ja miks me niimoodi teeme asju, nagu me siin 3D koguduses teeme. Nii et mul on hea meel, et sa oled liitunud meiega. Üks asi, mida me 3D koguduses usume, on see, et on aeg tähistada ja on aeg tegutseda. Viimased 4 aastat oleme me kõvasti näinud vaeva ja tegutsenud, et viia ellu Jumala plaani ja anda endast maksimumi. Ja täna on mul hea meel, et ma saan koos teiega tähistada seda, mida Jumal on tegelikult 3D koguduses teinud. Aga me ei taha täna siin ainult süüa, juua ja tunda rõõmu, vaid me tegelikult tahame ka vaadata sellesse visiooni, mis Jumal on meile andnud uueks aastaks, valmistuda ja panna ennast valmis tegelikult, et Jumal saaks meid kasutada ja uuesti saata meid välja, et me saaksime uuesti ühel hetkel tulla kokku ja tähistada, mida Jumal on teinud. Kui sa käisid juhuslikult eelmisel aastal 3D koguduse aastapäeva teenistusel, siis sa said tõenäoliselt sellise pildiraami. Ja mis me siin pildiraami sisse panime, olid mõned unistused, mida meie tahtsime, igatsesime näha 3D koguduses. Ja need olid väga julged ja väga ilusad unistused iseenesest. Ja üks sellistest asjadest, mis me kirjutasime, oli see, et me igatseme, et selle aasta jooksul, mis just möödus, et rohkem inimesi oleks saanud siis päästetud, ehk siis saanud kristlasteks, kui eelneva 3 aasta jooksul kokku. Ja võib-olla sa küsid, et okei, et aga miks me midagi sellist igatseme, miks me tahame näha? Ja ma üritan sulle väga lihtsalt anda mõista. Me usume seda, et iga inimene on Jumala jaoks tähtis. Ja kui iga inimene on Jumala jaoks tähtis, see tähendab, et ta peab olema ka meie jaoks tähtis, sellepärast, et me üritame enda eludega lihtsalt järgneda Jeesusele. Ja me usume ka sinu elusse, kui sa oled võib-olla siin esimest korda või sa oled käinud mõne üksiga korra 3D koguduses ja ei tea veel täpselt, mis siin toimub, siis tegelikult Jumal on sinu elu jaoks plaan. Ja kui sa võtad Jeesuse Kristuse enda ellu oma isiklikuks päästjaks ja kuningaks, siis see plaan saab teostada ja ta tahab tegelikult, Jumal tahab õppida sind tundma. Nii et see on see, mille pärast me üritame seda sõnumit võimalikult paljude inimesteni viia. Aga see oli üks nendest julgetest unistustest, mida me uskusime. Me tahtsime näha, et rohkem inimesi saab tulema Jumala juurde kui eelnevate aastate jooksul kokku. Ja kui me vaatame tagasi, mis siis juhtus eelmisel aastal, siis kuigi me ei näinud päris täpselt, et see visioon oleks 100% teostunud või see unistus oleks läinud täide, siis me nägime, et eelmine aasta oli viljakuse mõttes meie kogudes jaoks number 2 aasta. Me nägime, kuidas 21 inimest andis enda elu Jeesusele ja tunnistas seda läbi ristimise. Nii et see on olnud suur põhjus, mille pärast tähistada. Ma loodan, et praegu, kui sa oled Tallinnas või Tartus, sa plaksutad selle peale, sest see on 21 inimelu, kes on saanud tegelikult muudetud. Mis me veel kirjutasime see samasse pildiraami sisse, oli see, et me tahtsime näha, et me liiguksime ühelt teenistuselt 2 teenistusele. Me kirjutasime siia seda, et me tahaksime näha, kuidas poisid kasvavad meesteks ja tegelikult suudavad vaimulikult ka juhtida enda tulevasi naisi, abikaasasi, enda perekonda. Me kirjutasime siia, et me tahame tegelikult astuda juba praegu praktilisi samme selle jaoks, et rajada veel 3D koguduse campused üle Eesti peale Tallinna. Ja me rääkisime siin kodugruppide kasvust ja muudest asjadest ja need kõik tegelikult on väga ilusad unistused ja need on kõik väga head ja ma arvan hea motiiviga unistused. Aga nende lausete juures oli üks väike viga. Meil tegelikult puudus visioon, kuidas praktiliselt ellu viia. Need olid head mõtted ja head unistused, aga tegelikult ma arvan, me liiga vähe palvetasime need läbi, kaalusime need läbi, mõtlesime enda peas läbi, kuidas need saaksid praktilisteks tegudeks. Ja see oli ka võib-olla üks põhjus, miks tegelikult Jumal ei andnud meile kõiki neid unistusi sellisel kujul, nagu lootsime. Ja kui me sellel aastal hakkasime mõtlema selle peale, et tahaksime võtta uue visiooni ja liikuda uuel aastal vastu uue hooga, siis minu esimene palve oli Jumala poole, et Jumal, anna meile midagi väga selget. Anna meile rohkem nagu nägemust sellesse, kuhu me peame minema kui varem. Ja ma palusin väga selgelt, et Jumal annaks ilmutust rohkem kui teid. Sellepärast päeva lõpuks me keegi ei taha lihtsalt minna unistustel järgi, mis võib-olla ei olegi üldse mõeldud meile kätte saama. Ja see oli see põhjus, miks me siis otsustasime panna kogu oma fookus juba varasest ajast peale, et saada Jumalalt see täpne sõnum, mida meie peaksime tegema. Ja teate, mul on rõõm öelda teile seda, et Jumal andis meile väga konkreetse plaani ja visiooni, mida me peame tegema järgmisel aastal ja võib-olla veelgi kauem. Ja mul on juba
ootan seda, et ma saaksin seda sinuga jagada, aga ma tahan anda sulle lihtsalt 4 asja, mida ma usun selle visiooni kohta, mida Jumal on meile praegu andnud. Esiteks, see on Jumalalt. Usun seda, et see on 100% mitte meie enda lihtsalt välja mõeldis, vaid tegelikult nägemus, mille Jumal on meile andnud. Teiseks, ma usun seda, et see on nakkav. Ehk siis, kui me võtame selle enda omaks ja kanname seda, siis tegelikult inimesed, kes on meie ümber, tahavad võtta seda samamoodi endasse. Võib-olla sa oled kuskilt teisest kogudusest. Minu arvamus ja unistus on see, et sina tegelikult võtaksid need samad lausid ja praktiseeriksid need enda eludes, sellepärast et see lihtsalt niivõrd nakkab, see liigub ühelt inimeselt teisele. Kolmas, mis ma usun, on see, et see on meeldejääv. Ma usun, et need laused jäävad meile aasta jooksul vähemalt kindlasti pähe ja võib-olla lihtsalt isegi veel rohkem õpime neid lihtsalt erinevalt kujul esitlema endale, küsima neid küsimusi nendest lausetest lähtuvalt ja nii edasi. Ehk siis need jäävad meile meelde. Ja neljandana ma usun seda, et see visioon, see unistus on täidetav. Jumal ei anna meile tegelikult midagi, mida me ei suuda täita. Jumal annab meile täpselt nii palju, kui me tegelikult kanda suudame visiooni mõttes. Ja ma usun, et see visioon, mille Jumal on meile andnud selleks aastaks, on midagi, mida me saame ellu viia. Terve 3D koguduse visioon järgmiseks aastaks lähtub tegelikult kõik piiblist ja veel täpsemalt Jeesuse eeskujust, mida tema meile näitas. Ja ma tahaks lugeda Markuse evangeeliumist, kus kogu see visioon pärit on 2. peatükist mõned salmid ja praktiliselt teile näidata, kuidas meie saaksime enda ellu need võtta ja praktiseerida. Nii et Markuse evangeeliumi 2. peatükk 13 salm, ma loen teile ja siis jagan mõned mõtted. Ja see ütleb siis niimoodi. Ja Jeesus läks taas välja järve äärde ja ta juurde tuli suur hulk rahvast ja ta õpetas neid. Mis mind on pannud mõtlema on see, et see on Markuse evangeeliumi 2. peatükk, see on väga-väga algus ja me ei tea veel väga palju Jeesuse kohta, kui me hakkame lugema lihtsalt seda. Aga üks asi, mida me teada saame, on see, et Jeesus läks välja sinna, kus olid inimesed. Ehk siis Jeesus veetis oma aega inimeste keskel. Ja ma ei tea, kuidas see on sinu jaoks, aga minu jaoks isiklikult ei ole inimeste keskel olemine väga mugavustsoon. See ei ole loomulik. Mulle meeldib olla oma kookonis kuskil, teha omi asju, mõelda omi mõtteid ja olla inimeste keskel. See tähendab olla mugavustsoonist väljas. Ja võib-olla sina oled kuidagi teistmoodi, sul on teistsugune iseloom, aga minu jaoks isiklikult on olla raske inimeste keskel. Ja ma usun, et mingil määral ka Jeesuse jaoks. Sellepärast Jeesus tegelikult on Jumala poeg, kes tuli taevast alla maa peale ja see tähendab seda, et Jeesus loobus enda mugavusest selleks, et täita Jumala missiooni. Loobus mugavustsoonist selleks, et olla Jumala missioonis. Ja ma usun, et see on see, mida meie oleme kutsutud tegema kristlastena, kui me väidame, et me järgneme enda elus Jeesusele. Nii et järgmine väljakutse meile 3D kogudus on tegelikult minna välja, nii nagu Jeesus läks välja. Ja praktiliselt ma usun, et see tähendab seda, et paljud meie hulgast peamegi lihtsalt minema sinna, kus on inimesed, veetma enda aega koos inimestega. Aga koguduse jaoks praktiliselt tähendab see ka väga palju. Tartus me oleme senimaani olnud Kastani tänaval nendes ruumides ja ma usun, et mida aeg edasi me oleme koguduse juhtidena tundnud seda, et Jumal kutsub ka meid minema sealt välja, mis on iseenesest nii mugav, aga see on ikkagi niivõrd vajalik, sellepärast et inimesed, kes on kaugel Jeesusest, vajavad teada saama seda, kes tegelikult Jeesus on. Ja ma tean, et see läheb meile väga palju maksma, rahaliselt, see läheb meile väga palju maksma ajalises mõttes, aga ma arvan, et seda enam me saame näha, kas tegelikult ka me usume 3D koguduses seda, mida me väidame, et meie visioon on, kas me näeme tegelikult seda, et seal, kus on meie raha, seal on ka meie süda, kas me näeme seda, et tegelikult inimeste teenimine on privileeg ja ma usun, et kui me niimoodi hakkame mõtlema ja tegelikult praktiseerima enda elus, siis tegelikult võimalus teenida inimesi on tegelikult kõikide inimeste võimalus, mitte ainult osade inimeste vastutus. Ja ma loodan, et see on mingisugune mõttemalli muutus, mis toimub tegelikult eelkõige Tartus, meie koguduse keskel. Me läheme välja, mul on nii hea meel, et Tallinnas me saame alustada juba klubi Priveest, kus tegelikult see ongi keskkond, kus inimesed regulaarselt veedavad enda õhtuid. Ja see on loomulik keskkond, kus inimesed on. Ja ma loodan, et Tallinn saab juba algusest peale samamoodi praktiseerida seda, mida me tegelikult kogudusena tervikuna usume. Aga üks asi, mis veel selles samas tekstis välja tuleb, on see, et kui Jeesus läks välja, siis tegelikult tuli rahva hulk tema juurde ja ta õpetas neid. Ja tegelikult Jeesus teadis seda, et kui ta läheb välja, siis tulevad inimesed tema juurde. Ja tal oli mingisugune plaan, mida nendega teha, ta hakkas neid õpetama. Ja ma usun, et kui meie läheme tegelikult välja, siis me peame samamoodi valmistuma kasvuks, me peame olema valmis võtma vastu seda, mida Jumal tahab meile anda. Ja see on samamoodi paljuski mugavustsoonist loobumine. Sellepärast, et tead mis? Võib-olla sa oled praegu 3D kogudus see inimene, keda teised inimesed juhivad ja keda teised inimesed teenivad. Aga tead mis? Kui tuleb rohkem inimesi, siis on vajalik, et sina hakkaksid samamoodi
teisi inimesi teenima ja teisi inimesi juhtima. Ja see on see, mida me usume tegelikult, et juhtideks 3D koguduses kujunevad järgijad. Ja ma usun, et sina oled samamoodi kutsutud juhtima, sellepärast et me kõik järgneme Jeesusele, kes juhtis teisi. Aga samamoodi kogudusena ma usun, et kui mõelda väga praktiliselt, siis tegelikult me peame samamoodi olema valmis kasvuks. Kui näiteks tänasel päeval tuleks ligikaudu 300 inimest nii Tallinnasse või Tartusse, siis me tegelikult ei oleks selleks valmis. Meil ei oleks isegi toole, meil oleks süüa selle jaoks, et kõik need inimesed saaksid tegelikult toidetud igas mõttes. Ja ma usun, et me ei oleks valmis seda kasvu võtma, seda õnnistust võtma võib-olla, mida Jumal tahab anda. Aga me peame hakkama vaeva nägema selle nimel, et ühel päeval me oleksime valmis selleks. Ja see tähendab seda, et me tegelikult hakkame looma struktuure, juhtimist, kõike seda, et võtta vastu ühel päeval neid inimesi. Ja ma usun, et kui me seda teeme, valmistume kasvuks, siis Jumal võib anda meile rohkem õnnistusi, kui me oskame ette kujutada. Ja kui me läheme välja ja jagame Jeesusest ja oleme seal, kus inimesed on, siis ma usun, et meie eesmärk 3D kogudusena on muuta tegelikult evangeeliumi ja sõnumi Jeesusest sama kättesaadavaks klubides, nagu see on kirikutes. Ja ma loodan, et sa tegelikult ka hakkad praktiseerima seda. Ja ma usun, et usk viib unistused ellu, aga eeldame ka seda, et tegelikult parim sõnum väärib parimat esitlust ja me peame praktiseerima seda, me peame nägema vaeva selle nimel. Aga ma usun, et mis paljuneb see kasv ja me tahame 3D kogudust tegelikult viia erinevatesse Eesti linnadesse, sest me oleme näinud, kuidas Jumal selle kaudu muudab elusi. Nii et 3D kogudus, meie 1-4 väiksest lausest, mis me tahame võtta enda visiooniks järgmine aasta, on see, minna välja ja valmistuda kasvuks. See on see, mida Jeesus tegi ja ma usun, et see on see, mida meie oleme kutsutud tegema. Ja kui me loeme seda lugu edasi, mida me just enne vaatasime Markuse evangeeliumi 2. peatükist, siis järgmises salmis ütleb Piibel siis nõnda. Ja edasi minnes nägi Jeesus Leevit, Alfuse poega, tollihoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle, ja too tõusis ja järgnes talle. Ja mõtle korra selle peale. Jeesus, kuigi ta oli just ümbritsetud väga-väga paljudest inimestest, siis korraga Jeesus jäi seisma ja märkas seda ühte ainust indiviidi. Ja see pani mind taaskord mõistma ja mõtlema seda, et tegelikult Jeesus igatseb meie kõikidega isiklikku suhet, isiklikku kontakti ja ta otsib sind samamoodi. Ja kui sa oled täna siin uus, siis lihtsalt tea seda, et Jeesus tegelikult igatseb sind õppida tundma ja selliselt, et sina ka saaksid teda tundma. Ja see on see, mida Jeesus tahab siin teha, saada meiega kontakti. Ja ma usun inimesed, kes on 3D koguduses siin, teadki seda, et see ei ole alati väga lihtne. Tegelikult lihtne jääda lihtsalt selles massis kellekski ja lihtsalt liikuda ja teha oma asju ja mitte märgata inimesi. Aga see ei ole selline eeskuju, mida Jeesus meile andis, vaid Jeesus tegelikult märkas inimesi ja neid üksikuid inimesi, kes olid seal ta ümber. Ja me 3D kogus usume seda, et muudetud elud muudavad maailma. Ja ma loodan tõesti seda, et kui sa seda usud, siis sa tead seda, et muuta maailma tähendab, et me muudame kõigepealt kellegi maailma, ühe indiviidi maailma. Ja meie ümber on nii palju inimesi tegelikult, kes vajavad Jeesust, et me lihtsalt jääksime korra seisma ja märkaksime neid. Ja ma usun, see on see, mille pärast me 3D koguduses oleme loonud sellise keskkonna nagu on. Inimesed võtavad sind ukse peal vastu, ütlevad sulle tere, sellepärast nad tahavad sind märgata. Me oleme loonud järgmise sammude keskkonna, kus on eraldi inimesed, kes tahavad aidata sul teha enda usulises järgmise samme. Meil on keskkond ja inimeste rühm, kes tegelikult tegelevad lihtsalt spetsiaalsete inimestega, kellel on võib-olla mingeid probleeme, mingisuguseid raskusi elus. Ja see on kõik selle jaoks tegelikult, et märgata sind, et aidata sind ja tegelikult aidata sul mõista tegelikult ka seda, kes on Jeesus. Aga kui me vaatame tagasi selle Jeesuse näitele, siis ma arvan, niivõrd oluline mõista seda, et Jeesus lihtsalt ei märganud neid üksikuid indiviide, vaid tegelikult ta esitas ka neile väljakutseid. Jeesus esitas Leevile väljakutse, ütles järgne mulle. Ja ma usun, et see ei ole alati väga mugav asi, mida teha, aga see on see, mida Jeesus tegi ja mida meie oleme tegelikult lõplikult kutsutud samamoodi jäljendama. Ja me tegelikult esitaks inimestele väljakutseid järgneda Jeesusele, võtta Jeesus enda ellu vastu, minna tema teed mööda. Ja tead mis? Ma usun, et kui me seda teeme, siis me tegelikult ka aitame lõplikult inimesi liikuda edasi sinna, kus nad peavad jõudma. Ja see on see kogudusena, mida me tahame praktiseerida. Ja praktiliselt mõeldes selle peale, siis ma loodan, et me usume seda, et igaüks võib muutuda. Ja kui igaüks võib muutuda, siis tegelikult ka iga inimene väärib ja vajab neid väljakutseid, mida me saame esitada. Ja me 3D koguduses me ei karda väljakutseid, vaid me esitame väljakutseid, sellepärast me usume, et see aitab meil liikuda edasi. Ja kujutlege ette, kui on meil kogudus, kes tegelikult kõik üksikud indiviidid teevad väikseid järgmisi samme enda usuelus, siis see lõpuks liigutab ka kogudust edasi selles teekonnas, kus me oleme. Nii et ma usun, et kui me mõtleme selle peale, mis võiks olla kogudusena, indiviididena meie väljakutse, üks osa visioonist järgmiseks aastaks,
siis teine lause kõlaks selliselt. Märgata massides indiviide ja esitada neile väljakutseid. See on see, mida Jeesus tegi, see on see, mida meie oleme kutsutud tegema. Kui me läheme selle sama looga edasi, siis Markuse evangeeliumi teise peatüki 15. salm ütleb siis selliselt. Ja sündis, et Jeesus istus lauas tema kodus ning palju tõlnereid ja muid patusid istus koos Jeesuse ja tema jüngritega, sest neid oli palju, kes temaga kaasas käisid. Üks asi, millele mina hakkasin mõtlema, on see, et Jeesus küsis Leevit ja ütles, et tule järgne mulle. Ja esimene koht, kus Jeesus Leevi viis, ei olnud mitte lihtsalt mingi suur tempel või suur kirik, vaid tegelikult ta viis tagasi Leevi enda koju tema. Ja see on päris hämmastav tegelikult, kui sa mõtled selle peale. Sellepärast, et aeg-ajalt ma olen näinud, kuidas inimesed kardavad seda, et kui ma hakkan järgnema Jeesusele, kui ma teen selle valiku saada kristlaseks, siis tähendab seda, et ma pean jätma maha kõik enda sõbrad, enda perekonna, kõik, mis ma olen, aga tegelikult, kui me vaatame Jeesuse näidet, siis Jeesus ei taha sind viia välja kuskilt, kus sa oled, vaid ta tegelikult tahab sind saata tagasi sinna, kus sa oled ja lihtsalt varustada sind kõigiga, mis sa iganes vajad selleks, et viia evangeelium nende inimesteni. Üks asi, mida Jeesus veel ette näitas, oli see, et kui ta kutsus Leevit endale enesele järgnema ja viis ta tegelikult tema enda koju, siis ta ei saatnud Leevit üksi sinna, vaid ta läks ka ise sinna ja tegelikult ta võttis enda jüngrid kaasa. Ja ma usun, see, mida me oleme ka 3D kogudes võib-olla natuke halvasti teinud eelnevate aastate jooksul, on see, et me oleme näinud neid kadunuid, kes on tulnud ja saanud päästada ja me oleme läkitanud nad tagasi nende enda keskkonda. Aga mis on juhtunud see, et nad on läinud üksi ja nad on uuesti ära kadunud. Et selle vastu kõige paremini võidelda, ma arvan, et kõige praktilisem viis on tegelikult läkitada kogudus sinna, kus ennem olid kadunud, kes olid saanud päästetud. Ja see on see viis, kuidas evangeeliumi Jeesusest võib liikuda edasi, rohkemate inimesteni jõuda. Me 3D kogus usume seda, et püsiühendus on elu tähtis. Me peame püsima Jumala juures, me peame püsima koguduse juures ja me peame püsima kadunute juures. Ja kui me seda enda peas hoiame, et me tegelikult ei too kadunuid ära nende keskkonnast või viime tegelikult koguda sinna, kus nad olid, siis tegelikult see on see viis, kuidas me saame olla see kogudus, kelleks Jeesus on meid kutsunud. Ja kui me mõtleme selle aasta väljakutse peale, mis oleks siis 3. osa meie visioonist, siis ma sõnastaks selle sellisesse lausesse. Veeta aega uskmatutega ja viia nad kokku koguduse inimestega. See on see, mida Jeesus meile ette näitas ja see on see, mida me oleme tegelikult kutsutud tegema kogudusena. Ja kui me läheme edasi selle looga Markuse evangeeliumi 2. peatüki 16. salm, siis Piibel ütleb selliselt. Ja kui variseride kirjatundjad nägid, et Jeesus sööb koos patuste ja tõlneritega, ütlesid nad tema jüngritele. Mis? Kas ta sööb koos tõlnerite ja patustega? Ma tahaksin korra siin peatuda, lihtsalt anda sulle mõista seda, et see viis, kuidas meie 3D koguduses nagu käitume, mida me teeme, kuidas me seda visiooni ellu viime, ei tundu kõikidele inimestele loogiline. Ja on teatud mõttes religioossed inimesi, kes võib-olla isegi peavad seda sama asja valeks, seda viisi, kuidas me üritame inimesteni jõuda ja üritame käituda nii nagu Jeesus. Aga tegelikult me ei peaks laskma ennast lõpuni sellest häirida, vaid me peaksime lihtsalt enda fookuse suunama Jeesuse peale ja üritama võimalikult edukalt lihtsalt teda enda elus järgida. Ja ma usun, et see on see viis, kuidas me oleme ka tegelikult Jumalale meelepärased. Mitte lihtsalt üritada meeldida inimestele, vaid tegelikult meeldida Jumalale. Ja ma lihtsalt tahtsin sulle öelda seda, et see on võib-olla üks asi, millega sind üritatakse nagu vaibale tõmmata, et keegi ütleb, et kas see on ikka õige kogudus, kas me teeme õiget asja. Jeesusel oli neid inimesi, kes pidasid seda valeks. Ja ma usun, et ka 3D koguduse tegemisi osad inimesed võib-olla peavad valeks, aga see ei tähenda seda, et see ongi tegelikult vale. Et kui me järgneme Jeesusele, siis me tegelikult teeme õiget asja. Aga loeme seda sama lõiku edasi. Seal ütleb siis selliselt, 17. salm, kuidas Jeesus vastasid neile. Seda kuuldes ütles Jeesus neile, ei vaja arsti terveid, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Jeesus andis midagi väga konkreetset mõista. Jeesus ütles, et minu fookus ei ole mitte lihtsalt nendele inimestele, kes saavad hästi hakkama, kes on õiged, vaid minu fookus on kadunutel. Minu fookus on nendele inimestele, kes on kaugel tegelikult minust, kes vajavad mind nii väga. Ja ma usun, et me kõik tegelikult oleme patused siin. Jeesus sisuliselt, mis ta tegelikult ütles, on see, et kui sa oled patune, ja sa saad aru, et sa vajad mind, siis ma olen tegelikult tulnud kutsuma sind. Siis ma tahan suga veeta aega, siis ma tahan koos investeerida sinusse. Ja ma usun, Jeesus andis meile parima eeskuju. Ta andis meile eeskuju, kuidas meie peaksime enda fookuse viima kadunud inimesteni. Ja ma tahaksin, et meie koguduses, kui me mõtleme järgmisel aastal, meie fookus oleks tegelikult ka kadunud inimestel. Inimesed, kes on kaugel Jeesust. Me oleme üritanud 3D koguduses tekitada sellist kultuuri, kus me kasutame fraasi ja ütleme, et tule nagu oled. Aga see on midagi, mis ei ole lihtsalt ilus lause, vaid me tegelikult usume seda,
Need inimesed, kes on kaugel Jeesusest, ükskõik mida sa oled teinud, ükskõik millest sa oled läbi läinud, siis me usume, et sinu koht on täpselt selles koguduses. Sa oled oodatud siia sellisena, nagu oled. Sellepärast, et Jeesus veetis aega inimestega, kes olid väga erinevad ja kes olid palju halbu ja palju ka võib-olla häid asju, aga nad olid lihtsalt inimesed, nad olid korda saatnud kõike, mida tavalised inimesed korda saadavad. Jeesus veetis nende inimestega aega, kes tegelikult ise said aru, et nad vajavad teda ja tahtsid Jeesusega koos olla. Nii et ma loodan, et meie paneme enda fookuse inimestele, kes on praegu väljaspool meie enda kogudust, sellepärast, et Eestimaal on liiga palju inimesi, kes pole kuulnud Jeesusest. Selle jaoks, et meie saaksime lihtsalt istuda mugavalt enda toolidel ja lihtsalt vaadata seda pealt, kuidas inimesed tegelikult hukkuvad igavikulises mõttes. Ja ma loodan, et see on meie järgmise aasta fookus. Teine asi, mis tegelikult Jeesus tegi, mis tuleb väga selgelt välja, on see, et Jeesus tegi inimestele evangeeliumi arusaadavaks. Jeesus ise tegelikult oli evangeelium, Jeesus ise viis ennast inimeste keskele, istus koos nendega, sõi nendega, jõi nendega, oli lihtsalt osa nende elust. Ja võib-olla sa küsid, olen mõelnud selle peale, mis asi see evangeelium on, millest me siin kogu aeg räägime. Ja ma üritan sulle lihtsalt omad poolt, oma sõnadega lihtsalt selgitada, mis on evangeelium. Sisuliselt, mida me kristlastena usume, on see, et Jeesus oli Jumala poeg, mida ma ka varem mainisin. Ta tuli siia maa peale ligikaudu 2000 aastat tagasi ja ta elas inimeste keskel ja lihtsalt täitis seda missiooni, mis Jumal oli talle andnud. Ja tegelikult Jeesus rääkis siin maa peal olles väga selgelt, et tuleb kuningriik ja meie peame valima, kas me tahame olla koos Jumala kuningriigis, koos Jeesuse endaga või tegelikult selles kurjuse kuningriigis, mis osaliselt on siin maa peal. Ja see on meie enda valik, kas me läheme ühte või teise äärde, kas me veedame enda elu koos Jeesusega või me tegelikult veedame enda elu selles kurjuse kuningriigis. See on meie tegelikult igaühe valik. Jeesus ütles, et ühel päeval hea ehk siis Jumala kuningriik saab võitu. Ja kui me sel hetkel tegelikult ei ole Jumala kuningriigis, siis see tähendab, et me oleme igavikuliselt lahutatud Jumalast. Ja tegelikult, kui me mõtleme selle peale, siis mina ei taha olla igavikuliselt lahutatud Jumalast. Ma ei taha olla selles kurjuse kuningriigis, ma ei taha olla kaotajate rollis. Aga ma tean ka seda, et ma ei vääri tegelikult olema Jumala kuningriigis. Ja ma usun seda, tegelikult, et meie enda tegemistest lihtsalt ei piisa, et saada sinna kuningriiki, mille Jumal on meie jaoks valmis pannud. Et sellepärast tegelikult tuligi Jeesus. See oli üks põhipõhjustest. Jeesus tuli, suri risti peal meie pattude eest, sellepärast, et meie ise ei peaks surema ühel päeval, meie ei peaks maksma oma elu hinnaga tegelikult, vaid me saaksime igavikuliselt olla koos Jumalaga, kui me usaldame Jeesus Kristust enda isikliku päästja ja kuningana. Ja see on samamoodi sinu väljakutse, kes sa oled täna siin ja võib-olla sa ei tunne veel Jeesust isiklikult, aga see on sinu väljakutse astuda tegelikult Jumala kuningriiki, olla osa sellest siin maa peal kui ka igavikulises mõttes. Panna Jeesus enda elus kuningana valitsema ja lihtsalt lasta temal juhtida enda elu ja vaadata, mis saab. Ja ma usun, kõige imelisemad asjad võivad saada teoks, kui sa teed seda, milleks Jeesus on tegelikult kutsunud sind elama ja olema. Ning see on see, mida me tegelikult 3D kogudusena tahame teha. Me tahame muuta selle evangeeliumi võimalikult arusaadavaks kõikidele inimestele, kes tegelikult meie kogudusega kokku puutuvad. Nii et me üritame anda endast maksimumi selle jaoks. Kõik need sõnumid, kõik need kõned, kõik need laulud me üritame muuta võimalikult inimestele arusaadavaks. Ja see on see, millele me tahame pühenduda järgmisel aastal. Kui ma võtaksin kokku selle visiooni 4. osa ühte lausesse, mida me tahame siis ellu viia järgmisel aastal 3D koguduses, siis ma ütleks selle kohta selliselt. Keskendume kadunutele ja esitleme evangeeliumi neile mõistetavalt. See on see, mida Jeesus tegi ja lõppude lõpuks see on see, mida meie oleme kutsutud tegema, kui me järgneme Jeesusele. Mõned aastad tagasi 3D koguduses tegime midagi sellist, me võtsime T-särgi ja jagasime visiooni, umbes nii nagu täna. Ja mis juhtus oli see, et inimesed, me lasime inimestele kirjutada siia enda nimesi, enda allkirja panna, kui nad tulevad selle visiooniga kaasa. Ja praegu selles kohas, kus iganes oled, kas Tallinnas või Tartus, on laval sinu ees samamoodi üks T-särk. Ja me tahame teha seda samamoodi. Me tahame, et sul oleks võimalus kirjutada siia särgi peale, mis on lava peal praegu, enda nimi. Selle tunnuseks, et sa tahad olla osa sellest visioonist, mis Jumal on meile andnud. Ja tead mis? Kui ma mõtlen tagasi selle peale, siis siin on igasuguseid nimesi, keda osas inimesi võib-olla, keda enam ei olegi, osas inimesi, keda on. Aga me tahame viia seda ellu, seda visiooni, mis Jumal on meile andnud ja ma usun, et see visioon on täna selgem kui kunagi varem. Nii mõtle hoolega läbi, enne kui sa kirjutad selle nime sinna. Ja mis me tahame teha, me ei taha lihtsalt anda tegelikult seda särki selleks, et kirjutada selle nime peale, vaid kui sa teed seda, siis me tahame anda sulle enda, sinu päris särgi. Selle sama fraasiga mina armastan oma kogudust.
ja anda sulle praktiliselt võimaluse kanda see visioon välja sinna, kus on inimesed piltlikus mõttes. Ja ära tee seda lihtsalt sellepärast, et saaks T-särgi, see ei ole see point. See point on selles, et kui sina usud seda visiooni ja sa tahad välja kanda seda visiooni, siis tule pane allkiri sinna alla ja näita ja ela seda välja. Ja kujuta ette, kui homsel päeval ligikaudu 100 inimest läheb Eestimaale nende särkide, kuhu on peale kirjutatud, ma armastan oma kogudust. See saab olema uskumatu. Ma usun, see mõju saab olema suurem, kui ma oskame ette kujutada. See ei ole midagi tavalist. Inimesed hakkavad küsima küsimusi ja ma tean, et paljude teie jaoks võib olla see suur väljakutse tegelikult usulises mõttes. Näidata välja tegelikult, et sina oled koguduse liige, sina usud seda, et Jeesus tegelikult, see sõnum Jeesusest väärib kandmaks edasi meie oma riigis Eestimaal siin. Nii et praegusel hetkel, kui inimesed hakkavad liikuma siia lava ette, panema allkirju, siis tegelikult ma tahaks, et me tõuseksime kõik püsti ja hakkaksime plaksutama nende inimeste peale. Sest see nõuab julgust, see nõuab pühendumust ja need inimesed, kes teevad praegu selle sammu, siis nad on valmis olema osa sellest visioonist, mis 3D kogudusel on. Mina isiklikult usun seda, et parim on veel ees ja ma ootan, mis hakkab juhtuma esmaspäeval, mis hakkab juhtuma järgmisel aastal 3D koguduses. Plaksutame, tähistame seda, et inimesed tegelikult teevad praegu enda järgmisi samme ja tulevad kaasa selle visiooniga, mis Jumal on meile andnud.